Ja okei, nüüd me saame jätkata siis eesti keeles ja Ott, kui sul on küsimusi. Jürgen, ma saan aru, et täna hommikul saime teada, et Rauno Sappinen meeskonnaga ei ole. Kas on veel puudujaid, on veel mingeid muresid tervisega? Ütleme, selliseid suuremaid hetkel ei ole, on mõningad sellised selles mõttes tavapärased, ütleme, et kellelgi tõmbab siit, tõmbab natukene sealt, mis selguvad võib-olla tänase päeva jooksul, aga põhimõtteliselt ülejäänud mängijad on meil selles mõttes valikus olemas, on piisavalt, ma arvan, terved, et nad saavad meid homme aidata. Mida Rauno puudumine muudab sinu jaoks? No, me mängisime ka eelmine aasta Zagrebis ilma Raunota, et kindlasti ta muudab meie natukene rünnakut, aga samas Alliku on näidanud, et on praegu heas vormis, samas see on, ma arvan, võistkonnale selles mõttes ka hea võimalus just õppida võib-olla toime tulema ja harjuda korraks sellega, kui Sappineni ei ole, et nii oluline, kui ta ka meile pole, et siis me ei saa ka loota alati ainult tema peale, nii et peame leidma uued käigud, uued võimalused, kuidas siis tema puudumist kompenseerida, et see annabki võib-olla meeskonnale ja teistele mängijatele võimaluse tema kohta täita. Mis tema prognoos on ja mis see vigastuse täpne iseloom on? Ütleme, esialgne selline miinimum, mida me siis olenevalt, kuidas see nagu paranemine kulgeb, et esialgu on selline 2-3 nädalat miinimum, kus ta saab uuesti meeskonnaga liituda ja et kuna see on ka õlavigastus, siis väga palju ütleme, sõltub sellest, täpselt kuidas ta paraneb, et kui kiiresti saab siis ütleme kontaktse mänguga uuesti liituda, et seal peame igapäevaselt seda riski hindama, et täpselt sellist ajaakent on raske panna, aga 2-3 nädalat on esialgu see miinimum, et eks ole näha, kuidas ta keha nagu paraneb, et loodame loomulikult teda võimalikult kiiresti tagasi. 2 nädalat tagasi Henti vastu, see minu meelest see tasakaal ründe ja kaitsemängu vahel oli tegelikult päris hästi paigas. Kuidas teha nii, et see ka homses mängus õnnestuks paika saada, sest kahtlemata selle nagu paika saamine igas mängus on uus väljakutse? Ja kahtlemata, et kindlasti on oluline kohaneda mängu jooksul, sest et kui on vähe aega vastaseks valmistuda, siis päris palju asju tuleb saada paika võib-olla läbi videote, natukene teoorias ja samas olla siis piisavalt hästi valmis just väljakul asju muutma, mängijad peavad kohanema, et me saaks, ütleme siis, nagu sa ütlesid, sellest tasakaalust võimalikult hästi aru, et kindlasti ta ei ole lühikese ajaga lihtne paika saada, aga peame olema valmis väljakul väga kiiresti aru saama, et kus on siis vastasel need tugevused, mis me peame kinni saama ja kus meil on võib-olla võimalik ise midagi korda saata. Kui uhke sa sellele peatreenerina oled, et senised 9 mängu, mis Euroopas mängitud, mitte ühtegi lati alt läbi jooksmist, igas mängus vähemalt korralik esitus? Ja väga selles mõttes, et see treenerina alati analüüsid ju tulemust ja sooritust ja sooritus võib-olla on see, millest sa lähtud mingites hetkedes ka rohkem, eriti kui sa mängid endast tugevamate vastastega, et ainult tulemusele või ainult tulemust analüüsides see oleks võib-olla natukene liiga selline pinnapealne, et selles mõttes see kindlasti mängijate taseme tõstmiseks on oluline just hinnata igas mängus sooritust ja õppida iga mäng oma tase välja mängima, et see on kindlasti meie jaoks oluline. Ma siis küsin uuesti, kui uhke sa oled selle kõige üle? Ma ütlesin algul väga. Ma olen väga mängijate üle uhke, et nad on suutnud ennast väga õigesti häälestada kõikideks mängudeks, et ei ole, ütleme, üldjuhul või alati on
oma tase suudetud välja mängida, oma oskused suudetud välja mängida, ei ole midagi hirmu tõttu väljakul tegemata jäänud, et see on kindlasti mängijate jaoks, ütleme, samm, mida nad on see aasta teinud, et on päris suur olnud. Ja lõpetuseks vastase kohta, et iseloomusta natukene Partisani näiteks võrdluses Hentiga ilmselt vist päris erinevad vastased. Ja mängustiililt kindlasti erinevad, et klassi mõttes mõlemad loomulikult väga tugevad. Paberil on selge, kes tõenäoliselt on nagu tugevam võistkond, aga mängustiililt soovivad kindlasti rohkem mängu kontrollida võib-olla siis läbi lühikeste söötude, läbi kombinatsioonide, väga palju improviseerivad väljakul, liiguvad väga palju, et see teeb nende markeerimise võib-olla väljakul natukene keerulisemaks, et sellist kindlat mustrit on raskem välja tuua, neil on loomulikult selge võib-olla selline suund, kuidas nad mängivad ja selge mängustiil, aga selle sees väga palju, väga liikuvad. Henrik, alagrupi turniir, sa oled koos Senjoviga olete minu meelest ainsad on ju Flora mängijad, kellel varasem kogemus alagrupi turniirist on. Kuidas seda, kas kirjelda oma kogemuse põhjal palun, kuidas alagrupi turniiri mängimine erineb nendest eelringi mängudest, kus mängitakse kodus võõrsil, et kuidas see nagu mängijate ettevalmistust, on see kuidagi teistmoodi ka mänguks mõttes valmispanek? Ma ütleks, et ettevalmistus kuidagi erineb, et see on ikkagi sarnases rütmis, et sa mängid nädalavahetusel oma liigamängu ja siis pead kiirelt valmistuma juba täiesti teistsuguseks mänguks Euroopas aga ma arvan, et me oleme meeskonnaga saanud see aasta sellega väga hästi hakkama, et just mis mängijatena ja nagu meeskonnana meile annab enesekindlust on see, et me oleme, nagu me enne rääkisime ka, et me oleme alati mänginud välja teatud taseme, et me ei ole nii-öelda lati alt läbi jooksnud ja ma arvan, see meie nii-öelda keskmine tase järjest tõuseb. Et kindlasti see kogemus alagrupi turniirist kindlasti aitab, et kuidas ennast ise ette valmistada ja kiirelt ümber lülituda nii-öelda koduliigast euromängudeks, aga me oleme nüüd ju mänginud, kuna see kvalifikatsiooniperiood oli ka väga pikk, siis ma arvan, et me saame praegu Floraga ju ka meeskonnana väga hästi sinna rütmi sisse ja ma arvan, et jah, just eelkõige meeskonna annab meile enesekindlust ka see, et me oleme mänginud, meie nii-öelda keskmine tase on järjest tõusnud ja on olnud ikkagi heal tasemel ja tunneme, et see ei ole mingisugune õnn, et me siin oleme, et me oleme selle täielikult välja teeninud ja siin tahame samamoodi edasi näidata, et me kuulume siia seltskonda. Nii et see nädalavahetuse mäng tulevikuga, see homset esitust meeskonda, et sellest ületulek ei ole midagi keerulist? Ei, et ma arvan, et see ikkagi me kindlasti oleme piisavalt kogenud meeskond, et me ei lase ennast sellest mõjutada. Et nagu ma ütlesin ka, et peab lihtsalt ennast kiirelt ümber lülituma, kuna see nii-öelda graafik on teistsugune, et mäng tuleb juba nädala keskel ja reisid paar päeva varem, ehk siis see fookus kõik on juba järgmisel mängul ja meil on olnud võimalus nüüd järgmiseks vastaseks valmistuda ja fookus on kindlasti täiesti sellele, et see on hoopis teistsuguse iseloomuga mäng ja ma tunnen, et me oleme hästi valmis selleks. Millise iseloomuga mängu sa homme ootad, et mis sinu mulje teile antud info põhjal Partisanist on jäänud? Kindlasti nendel on väga meeskond, et nendel on nii sellist füüsilist võimekust kui ka tehnilist meisterlikkust ja seda nad on ka näidanud nii Euroopas kui ka nende koduliiga mängudes. Et mis ma arvan on kõikides meie eelnevates mängudes ka, et meil ei ole olnud mängijatena väljakule minnes mingisugust väga suurt šokki või üllatust, et vastane teeb midagi, mis on täiesti ootamatu meile, et me oleme olnud kõikideks mängudeks hästi ette valmistunud ja nii-öelda nende sellised põhikäigud on olnud ette teada, eks muidugi on olukordi, kus sa pead väljakul mängijana reageerima, aga
aga meil on alati ikkagi olnud ettekujutus, mis võib osutuda kõige suuremaks väljakutseks ja oleme saanud sellega hästi hakkama, et homme kindlasti see nende kombinatsioonimäng väljaku keskel, kui nendele anda veidigi ruumi, selle vastu võib olla keeruline, kui me hakkame jääma paar meetrit siin ja seal hiljaks oma pressimistega, et kindlasti selle eest peame hästi hoolitsema, aga see, kuidas nad mängijad kindlasti jätab ka lahti mingid käigud meile, kus näidata oma tugevusi. Aga nende käikude ärakasutamine, ma eeldan, on vaja väga kiirelt neid võimalusi kasutada, et see on peamine võimalus nende nõelamiseks. Jah, et eks kindlasti ühtmoodi kiiret, aga see peab olema ka, ma arvan, väga hea tasakaal, et kui me hakkame kohe iga kord palli võites suure hurraaga kuhugi lendama, et see ka ei pruugi olla kõige parem käik, et ma arvan, et me oleme see hooaeg löönud väravaid nii vasturünnakutest kui ka sellistest pikematest positsioonirünnakuteks, et selles mõttes meil on kindlasti saame varieeruda ja peame vastavalt sellele, kuidas mäng läheb, võime ka seda kujundada, et kuidas me ise hakkame looma võimalusi. Ma küsin sinult ka selle uhke olemise kohta, et kas on selline vägev värk ka, et siin alagrupi turniiril olla mööda Euroopat ringi sõita? Et kirjelda natuke seda, mis see sulle mängina tähendab. Jah, sa oled seda varem kogenud, aga nüüd Floraga Eesti klubiga. Ja kindlasti väga uhke terve meeskonna üle, terve organisatsiooni üle, et mis tekitab võib-olla eriti selle uhke tunde on see, et me lihtsalt tunnen, et me väärisime seda meeskonnana ja me oleme selle välja teeninud, et ei olnud mingisugust suurt õnne või pigem vastupidi, ma võiks öelda, et sellele vaatamata me suutsime nii pika perioodi vältel näidata väga sellist stabiilset head mängu ja teenisime selle koha siin välja, et selle üle on uhke meel. Ja siin nüüd neid uusi väljakutseid vastu võtta on väga, väga äge. Minul kõik, aitäh!